Aitäh! Tõepoolest, enne kui algavad lõppsõnad, tahaksin mina veel edastada mõned tänusõnad. Kõigepealt meie kõigile tänastele esinejatele. Aitäh, et te rikastasite seda päeva, millega me tegelikult tähistasime ikka veel kord meenutades enda organisatsiooni Eesti Seemneliidu 15. sünnipäeva. Ja ma usun, et need ettekanded olid täiesti meie juubeli väärilised, et olen väga tänulik. Ja organisatsioon tõesti siis 15 aastat nüüd vana, jõudnud sellisesse korralikku teismeikka omadega. Ma arvan, et meil on piisavalt juba ka sellele vastavat mässumeelsust, arusaamist, kes või mis me oleme ja edaspidi olla tahame ja kuidas sinnapoole liikuda. Ja olen kindel, et Seemneliit ka neid samme edaspidi teeb. Ise olen sammunud Seemneliiduga ühte jalga aastast 2012, samuti küllalt pikk aeg ja olen äärmiselt tänulik kõigi nende teadmiste, nende inimeste, nende arutelude, lühikeste ja pikkade jutuajamiste eest, kõigi nende kogemuste eest. Ma tänan kõiki Seemneliidu liikmeid, et te olete organisatsiooniga olnud. Tänan kõiki Eesti põllumehi, ma usun teisse endiselt. Ja tulles nüüd tagasi tänase päeva juurde, oleme väga kenasti püsinud ajakavas, et see oli paras väljakutse, arvestades programmi tihedust, aga usun, et see ajaga hakkama saamine on miski, mille osas me võrdleme tänu meie väga tublile moderaatorile ja sellega tahaksin kõigepealt anda tänusõnad sinule, Anu. Saal toetab aplausiga. Nii, Anu on siis, nagu ta enda tutvustuses mainis, Põllumajandus-Toiduametist, mis on ju Seemneliidu seemnesektori väga oluline koostööpartner. Sellest asutusest, meile väga tähtsast osakonnast on meil täna külalisena inimesi siin veel ja teie võib-olla igapäevatöös jääte seemne inimeste jaoks niimoodi kulisside taha, aga Pia Puusepp, nõunik seemnete sertifitseerimise ja turustamise kontrollialal ja Tiia Soomer, peaspetsialist, samuti mahepõllumajanduse ja seemne osakonnast PTA-st põldtunnustamise ja seemnete sertifitseerimise alal. Kui te korraks tulete siia, ma annaks teile samuti tänu kingituse ja saal toetab taas. Aitäh! Ja samuti on veel meil üks tubli daam ministeeriumist siin, meie osakonnast, taimetervise osakonnast valdkonna juht Merjan Savila, samuti väga palju abiks meie sektori töös. Nii. Mainisin, et olen Seemneliiduga seotud alates 2012. Üks inimene on siin saalis samamoodi minu meelest sellest aastast alates Seemneliiduga ametlikult seotud seemnesektoris palju varem ja ka Seemneliidus siis sellest aastast ja kindlasti kõige tähtsamas rollis meie pikaaegne juhatuse esimees Pille Ardel. Suur tänu sulle kogu selle toetuse ja töö eest, mis sa Seemneliidus oled teinud. Jah, kahjuks meil saali täna väga palju rohkem inimesi ei olnud võimalik kutsuda. Võib-olla neid kingitusi ja tänu loomulikult oleks jagada veel palju rohkematele. Aga hetkel viimaseks, aga kindlasti mitte
vähem tähtsana, võib-olla isegi kõige olulisemana ma kutsun veel siia ette selle inimese, keda ka päeva alguses sai mainitud, kes oli selle kõige alguse juures. Härra Vahur Kukk, väikseks mõttevahetuseks Anuga ja lõppsõnadeks, et jätan siis lava teile ja minu poolt suur tänu kõigile. Aitäh, Karen, ja aitäh, et sa Vahuri siia ette organiseerisid. Ta väga ei tahtnud tulla. Aga kui juba see võimalus on, et ta nüüd välja joosta enam ei saa. Ja Vahur on see inimene, kes neid algusideid ja mõtteid kõige paremini teab ja mäletab. Ma küsikski Vahuri käest seda, et kuidas sa nüüd 15 aastat hiljem hindad, et kas tasus see algus ära teha? Et nendest andmetest oli näha, et Seemneliit on arenenud, aga see ei ole ainult nende inimeste töö, kes siin ruumis, kes on näiteks Pille Aardel või seda juhtinud, vaid see on eelkõige ikkagi koostöö tulemus. Koostöö seemnekasvatajate ja põllumajandustootjate vahel ja kõige rohkem, ma usun, on selles süüdi, et praegune seis nii hea on akadeemik Ants Küüts, tolleaegne direktor, kelle rahvusvahelised suhted tõid meile ju välissorte, tõid Manu, Tjälve, Heda, ei tulegi järsku Parke Saksamaalt ja siis tekkis ka küsimus, et tulude õiglane jagamine, et ega me ainult ise ei taha teenida ja teiselt poolt ka nende seadusandlus nõudis, et meil oleks eelkõige litsentsilepingud. Siis tegime tolleaegses sordijaamas, hakkasime 98 juba küsima koostöös Madis, Ajaots, Jaak Läänemets, Mati Nurm, Oidermaa Erki, Anne Liiker, Valjala seemnekeskus, Tartu Agro. Hakkasime ka mõtlema selle peale, kuidas moodustada võrgustiku, seemnekasvatajate võrgustiku ja me tegime väikese mudeli tolleaegses sordijaamas ja mingi aeg meil oli ligemale 130 seemnekasvatajat, et kõik Jaak jagas oma piirkonna ära, Mati Nurm võttis oma, Erki võttis oma piirkonna ja eesmärk oli ikkagi jagada võrdselt seda tulu ja anda ka kõigile ausat informatsiooni ja sealt meil tuli see mõte, et õige sort on saagipant. Ja kuna sordijaama juba tollel ajal oli 85-aastane, siis ka lisasime traditsioonid ja usaldus. Nii et tänu sellele, et oli meil koostöö, meil olid head partnerid ja oli usalduslik ja normaalne äriline suhe põllumeestega. See on toonud tänasesse päeva ja muidugi, kui meie numbrid olid seal 2005 võib-olla oli 1,6 miljonit, alustasime oli esimene aasta 230 000, see on küll kroonides kahjuks, jah. Aga nii kui Pille tuli, siis see hüppas kohe plõksti üles ja Rannali oli ju selle juures iseenesest võib-olla kõige olulisem, et minul lihtsalt oli arvuti ja ma oskasin arvutis tähti tõksida sisse, et sellepärast jäi minu peale see töö, aga kuna ka paralleelselt käis ju sordikaitse seaduse väljatöötamine ja siis me ikka käisime kõvasti ministeeriumi vahet ja saime ka sealt väga head nõu ja abi, aga ma mäletan, et üks takistus, mis oli juristide meelest, et öeldi, et kalossidel kummikutel saab olla omanik, aga sordil ei saa olla omanikku, et te kujutate ette, et selline arvamus oli meie juristidel, aga ikkagi traditsioonid ja usaldus ja iga rahvas, seda on Jakobson öelnud, et iga rahvas on ainult siis elujõuline, kui suudab ise leiva ja leivakõrvase toota. Nii et me oleme sellest lähtunud. Ja muidu üks asi oli veel, et siis ma tegin neid Exceli tabeleid, mis ei kõla hästi praegu, aga sellest, kui palju meil litsentsitasu välja läheb. Ja tollel hetkel me 35-40 miljonit oli see, nii et me tahtsime siin nagu Tarmo Lääne ütles, et me ei taha, et kasum välja läheks, ka juba sellel ajal me mõtlesime tolle peale ja muide Tarmo, kuna me oleme mõlemad Vaivara valla mehed, eks ole, siis mul tuli meelde ka see, et juba pärast Põhjasõda, siis kui Hansa laevad hakkasid läbi Soome lahe minema Narva ja sealt edasi Novgorodi, juba siis olid mereröövlid, mitte Somaalia ei olnud esimene, juba siis asutati oma kaitse ja ka need seltsid, mis selle vara kindlustasid, nii et näed, kui kaugel juba asi oli siis läinud. Nii et meil on ikkagi olnud aluseks koostöö,
vastastikune usaldus ja seemnekasvatus ei ole, no minu meelest see ei ole äri, see on partnerlus ja see on aus omavaheline koostöö. Siin väga pikalt pettusega ei lähe. Nii et ma usun, et oleme meie siin Eesti sordiaretajad, Taimekasvatusinstituut ja Seemneliit on täpselt seda liini jälginud, et ausalt jagada infot ja sellest, kui tekib kasumit, seda ka omavahel jagada. Lihtne. Aitäh, Vaur. Ma küsiksin veel, et sul on väga hea selge pilk minevikku, et kui sa selle pilgu nüüd tulevikku suunad ja 15 aastat edasi mõtled, missugune on seemnesektor 15 aasta pärast? No jah, mulle meeldib Juhan Liiv ja tema luuletus, kui tume veel kauaks ka minu maa ja raske mu koorem kanda, et see on, kindlasti on see positiivne, sest et meie põllumehed on väga teadlikud, väga korralik haridus. Nad on isegi erinevalt tavaeestlasest valmis riskima, võtma endale riski ja sellega kaasnevaid kahjusid ka kandma. Nii et ma olen täiesti kindel, et Eesti põllumajandustootja mõistab sordi tähtsust ja kindlasti nad on sama seaduskuulekad nagu sakslased ja maksavad sama ausalt ka litsentsitasu, nii et kindlasti on see õige suund ja see on vastastiku kasulik koostöö. Aitäh sulle, Vahur. Ja veel ennem kui ja Vahurile ka väike meene Seemneliidu poolt. Aitäh. Ja veel enne, kui otsad päris kokku tõmbame, siis tegelikult igat organisatsiooni hoiab keegi elus ja viib keegi edasi ja see organisatsioon on hästi palju oma arengust sõltuv oma juhist ja sageli ka oma juhi nägu. Ja Karen on andnud sellele Seemneliidule siis oma näo. Nagu sa ütlesid juba päris pikka aega, et aasta 2012 sündmusi tagasi mõeldes kõlab nagu eile, aga tegelikult on sinna neid aastaid palju vahele mahtunud. Ja me teame, et Seemneliit on praegu selles osas muudatustes, ma ei tea, kas sa selle seminari pealkirjaga tahtsid ka seda öelda, aga ka see muudatus igal juhul tulemas siin kohe-kohe on, et Karen on uued väljakutsed või õigemini vist väljakutsed võtsid küll Karenit seekord kinni, et ma ei tea, kes enne meest ära jõudis joosta. Igal juhul Põllumajandus- ja Toiduameti poolt meil on olnud väga hea meel sinuga koostööd teha, et see uue süsteemi rakendamine selleks valmis olla aasta ennem teadmatuses, kas see tuleb tõsta tootjate teadlikkust, mis on seemne tootmine, kuidas selles targalt majandada ja reeglitepäraselt majandada. Kõlab lihtsalt, aga seda selgeks teha, nagu sa näitasid, pidi ikka mööda Eestit ringi sõitma, et see arusaamine paremini kohale jõuaks. Ja ma sooviksin anda meie asutuse poolt, Põllumajandus- ja Toiduameti poolt üle tänukirja, Karen, sulle. Täname sind pikaajalise pühendunud ja tänuväärse koostöö eest seemne valdkonna arengusse panustamisel ja täname, et olid meie usaldusväärne partner. Küll, aga me kindlasti kohtume sinuga teistel teemadel veel. Aitäh sulle! Ja ma annan sõna ka Sigmarile Maaeluministeeriumist. Ja aitäh. Sanu ütlesid küll juba nii palju ilusaid sõnu ära, et sa jätsid minu valiku kõvasti väiksemaks. Aga nii see elukord juba on, et kes ees on, selle lihtsam sõna seada. Esiteks aitäh konverentsi eest. Hästi hariv ja huvitav konverents oli. Ma usun, et hästi paljudes peades tekkis hästi palju erinevaid alternatiivseid vastuseid Anu siin hommikusele küsimusele. Et milline võiks olla Eesti seemnesektor 5 aasta pärast, 10 aasta pärast või siis 15 aasta pärast. Nii et aitäh korraldajatele, teletiimile ja aitäh kõigile ettekandjatele. Aga nagu juba jutuks tuli, siis täna on küll pidupäev, aga ühtlasi ka omamoodi lahkumispidu. Ja
ja sellega seoses paar sõna, et Seemneliit on meie jaoks kui Maaeluministeeriumi jaoks olnud pikaajaline hästi tugev partner ja nagu sa just õigesti ütlesid, iga institutsioon, iga liit on täpselt nii tugev, kui on selles liidus olevad inimesed, sellest eest juhid ja toimetajad. Ja Karen vaatab küll nüüd hästi pingsalt kuskile mujale, aga jah, ma räägin sinust. Aitäh sulle. Aitäh sinu panuse eest Eesti seemnesektorisse ja aitäh väga hea sellise just praktilise, konstruktiivse koostöö eest, et seda ei kohta iga päev. See on hästi hea meel on selline koostööpartneri, et on sellised koostööpartnerid. Ja selle meenutamiseks tulevikus, kui mõtled, kuidas läks või läinud, et siis väike abi sulle ühe lihtsa paberi näol iseenesest, aga siin tegemist on siis maaeluministri Urmas Kruuse nimelise tänukirjaga sulle hea koostöö eest ja lisaks on meil ka väike kingitus sulle Maaeluministeeriumi tööpere poolt, mille saad hiljem. Aitäh sulle! Nii, ja sellega on ka tänusõnad ja see muudatus nüüd selles sektoris kokku võetud. Tänan omalt poolt kõiki, kes meid jälgisid. Tänan samuti kõiki ettekandjaid. Ja kindlasti see kokkusaamine ei jää mitte viimaseks, küll jääb ta ka viimaseks selliseks, nagu ta selles hetkes meil täna oli ja sellise energiaga, mida meil ettekandjad siia panustasid. Tänan teid ja soovin teile kõikidele edu, ükskõik kus valdkonnas te ka ei toimetaks, et nendes muudatustes ellu jääda ja nendega hästi toime tulla. Aitäh!